Tšau. Ma ei tea, mis ma otseselt rääkima hakkan, kes see kihutab seal väljas. Tallinnas. Okei, tere õhtust. Tere tulemast minu hotellituppa, kus ma söön Selverist ostetud kanapooli ja jutustan elust. Ühesõnaga, ma ei tea, mis juhtus, et mul hakkas lampi tulema nii palju hetki, kus ma tahtsin filmida seda, mida ma mõtlen, tunnen. Aga mul on tunne, et see täitsa isegi võib-olla meeldib teile. Igal pool mujal ma proovin ka võib-olla väga hea välja näha, aga siin ma reaalselt, ma ei tea mitte midagi, ma lihtsalt võtan kaamera kätte, hakkan filmima, not even kidding ja ma lihtsalt loodan, et te aktsepteerite mind nii nagu ma olen ja kui mitte, siis see on ka okei. Ma ei ole mu kulmast, ma ei ole lihtsalt liiga lähedal, siis võib-olla on lihtsam või? Nali, ma olen perfektne täpselt nii nagu ma olen. Ma olen sellest üsna palju rääkinud ka juba igal pool, aga mu elus toimub praegu tohutult palju muutusi. Ma ei tea, kas üldse on kunagi olnud varem nii palju muutuseid korraga või siis pigem nii drastilisi ja selliseid muutuseid, kus ma tunnen, et ma olen esimest korda päriselt üksi. Ma lihtsalt tundsin, et ma pean praegu selle kaamera kätte võtma ja jagama seda nagu mõtet, mis mul tekkis või ma ei tea, milleks seda nimetada, aga kuna mul ei ole praegu väga palju stabiilsust elus ja tihti see toob ka endaga kaasa päris palju muretsemist. Mul tekkis see sõnum enda sisse ja ma lihtsalt tundsin, et ma pean seda jagama. Mis siis, kui see kõik on palju lihtsam, kui tundub? Ja mis siis, kui kõik läheb palju lihtsamalt, kui tundub? Ja kõik järgnev on lihtsalt ilus ja tore. Ma tean, et raske on olla mingi taara muretse, sest see muretse on jah. Aga ei sinul ega minul ei ole mitte kunagi olnud ühtegi olukorda, millega sa ei ole hakkama saanud. Selles mõttes, et sa oled elus, sa oled siin. See tähendab, et sa oled kõik 100% nendest rasketest hetkedest üle elanud. Ehk siis kõik on alati okei. Ja see üleliia muretsemine ei ole nagu tegelikult vajalik. Seda reality check on täiega tähtis mu arust teha. Korra nagu oma elust välja suumida nagu hästi kaugele, nagu sa mõtled sina, siis sa mõtled, ma ei tea, inimesed su ümber, siis sa mõtled seda linna, siis riiki, siis ma ei tea, maailma, siis suumid välja seda aru, et nagu kõik on täiega pointless mingis mõttes. Aga see oli siis vabastavas mõttes mingit pidi, et nagu ma panin siin on nagu siin taga on täiega suur aken, ma olen tänava peale, see on täiega äge ja ma panin siin enne toas veits paljalt ringi, aga ma alati nagu olen selle mentaliteediga. Keegi peab olema paljas naaber, keegi peab. Ma lihtsalt võtan selle töö enda peale. Ma ei tea, see ei ole minu jaoks nii serious, igatahes. Ja see, mida ma ise tunnen, on see, et kui me tahame midagi elus, siis me muudame selle enda jaoks nagu nii suureks ja tähtsaks asjaks. Paneme selle nagu pedestaali peale ja vaatame seda alt ülesse. Olgu see mingi eesmärk või mingi inimene. Aga kellegi teise jaoks see sama asi oleks mingi, no see on lihtsalt nagu tavaline asi. Aga meie jaoks, kui me midagi tahame, siis see on nagu maailma kese nagu. Ja ma ei tea, kas see on nagu relatable, aga mulle meeldib see mõte, et kellegi teise jaoks oleks savi. Või nagu mitte savi, aga nagu see ei oleks nii suur asi kellegi teise jaoks. Ja on inimesi, kes seda ei taha, seda, mida mina tahan. Ja neid eesmärke, mida mina tahan saavutada. Siis ma saan aru, et see ei ole tegelikult nii suur asi ja ma suudan seda enda jaoks haaratavamaks muuta või nagu käega katsutavamaks, et see on lihtsalt mingi asi, lihtsalt mingi eesmärk, lihtsalt mingi asi, mis võib juhtuda. Ma ei tea, kas see on kuidagi loogiline. See on väga kaootiline video, ma tean. Ma loodan, et sa hängid muga siin ikkagi ja et sa hingad sügavalt, kui sa seda videot vaatad. Mul lihtsalt meeldib sükest väikest word vomitit teha, nii et ja need muutused mu elus on kaasa toonud selle, et ma reaalselt ei tea tegelikult. Ma päriselt elan nagu üks päev korraga lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, kus ma homme seal olen in a sense, et mandril või Saaremaal ja mis nagu toob, ma pole ikka veel otsustanud, kell on juba päris palju, nii et iseenesest peaks varsti otsustama. Ma olen harjunud sellega, et mulle hullult meeldib see, et mul on täiega vaja seda kodu space'i, minu oma koht, kuhu ma saan kogu aeg minna tagasi olla seal ja veeta palju seal üksi aegast, et mulle meeldib väga üksi olla ja mul ei ole seda praegu ja ma tunnen, et see periood, kus mul ei ole sükest kindlat kohta, mis on minu oma, minu koht, see on nii hullult kasvatav ja ma õpin enda kohta nii palju ja mul on konstantselt väga ebamugav. Aga samas mulle meeldib ebamugavus, sest et see tähendab midagi nagu toimub ja ma kasvan mingit pidi. Minu küsimus sulle on see, et kuidas sina saad oma elus ebamugavustundega hakkama ja kas sulle meeldib ebamugavustunne. Ma elus on nii palju muutuseid toimumas praegu ja sellega tuleb kaasa nagu nii palju muretsemist võib-olla ja hirme vahepeal, millega ma tulen üsna hästi toime, aga samas ikkagi on keeruline, ikkagi on ebamugav. Mul tekkis selline lihtsalt nagu download, ma ei tea, mis siis, kui kõik läheb veel palju paremini
kui sa praegu arvata oskad. Sest et see nagu tulevik ja minevik on ainult mõtted. Need ei ole reaalsus. Tulevik ja minevik on ainult mõtted. Ja see, milline sinu minevik või tulevik on ainult see, kuidas sa selle peale mõtled. Ja sa saad täiesti drastiliselt muuta seda, mida sa mõtled ja nagu mis vaatepunktist. Kuidas ma seda ütlen? Ma ei tea, kas ma annan seda mõtet väga hästi edasi, aga see on minu jaoks väga loogiline, kui ma sellele nagu pihta sain. Et me oleme enda jaoks oma minevikust mingi kuvandi loonud, siis kogu aeg söödame seda sama kuvandit ja seda sama nagu lugu enda kohta. Aga me võime nagu ükskõik mis vaatenurgast oma minevikku vaadata ja neid täpselt sama asju, mis juhtusid hoopis teise nurga alt vaadata. Nagu me võime nende peale ükskõik kuidas mõelda. Nagu mõtte, kui palju võimu see meile annab. Ja ma tuleviku peale täpselt samamoodi. See võib ükskõik mis olla ja tihti me nagu harjutame läbi, rehearsime neid negatiivseid stsenaariume täiega kogu aeg, et läbi. Aga kui me kogu aeg manifestime oma välist keskkonda, see, mis me mõtleme, tuleb sinna välja ja see, mis me mõtleme, tuleb sinna välja, siis miks sa harjutad ette neid negatiivseid stsenaariume? Meie aju ei saa aru, kas asi juhtub päriselt või me kujutame seda ette, sest reaktsioon meie kehas tekib samasugune. Nii et kui sa harjutad kogu aeg läbi neid negatiivseid asju, siis su kehas tekib samasugune reaktsioon, nagu siis, kui sa päriselt seda läbi elaksid. Ja kui sul tekib samasugune reaktsioon, siis kogu su olemus mingit pidi peegeldab seda sündmust, mida sa ette kujutad. Ja siis on väga suur tõenäosus, kui sa sellise olekuga oled siin maailmas, et see olukord sinu juurde ka päriselt tuleb. Vibratsioon põhimõtteliselt on ju. Aga kui sa harjutaksid läbi kogu aeg neid häid ja neid kõige paremaid, ja kui ma ütlen kõige paremaid, siis nagu kõige paremaid stsenaariumeid, siis sa jõuaksid sinna tasandile ja tõmbaksid ligi neid stsenaariume. See on lahe mõte. Praktikas väga palju keerulisem kui teoorias, nagu tavaliselt on. Aga see on lihtsalt hea asi, mida märgata. Üks mu lemmikuid harjutusi, mis ma kunagi tegin ühel tseremoonial, oli nii-öelda mind-breaking exercise. Ja see point on see, et sa võtad tükikese paberit, võtad oma pastaka ja kirjutad sinna peale 20 asja, mis võivad järgmise 24 tunni jooksul juhtuda, mis võiksid. Nagu selles mõttes, et kõik võib juhtuda. Mitte miski ei ole kindel. Ja see point on see, et sa ei kirjuta sinna see, et ma lähen tööle, vaid sa kirjutad sinna selle, et ma võidan lotoga 1 000 000 euri. Ma kohtan oma elu armastust. Need kõik asjad on põhimõtteliselt võimalikud. Lihtsalt me oleme kogu aeg kinni selles oma räigelt väikses kastis ja mõtleme mingi 3-4 täpselt sama asja peale. Nagu ma ei mäleta mitukümmend tuhat mõtet see oli, mis me päevas mõtlema, aga enamus need mõtted on iga päev täpselt samad. Ja need mõtted ongi meie reaalsus, aga nüüd kui me muudaks kas või mingid need mõtted ära, siis see juba drastiliselt tegelikult muudaks kogu seda pilti. Ja nüüd see mind-breaking exercise mingit pilti täiega aitas sellele kaasa minu arust, ma täiega soovitan seda läbi teha. Nagu lihtsalt pane sinna mingi 20 kõige crazymat asja kirja, mis võiks 24 tunni jooksul võiksid juhtuda, sa nagu kunagi ei tea, vaata. 24 tunni jooksul ma võiksin leida endale uue kodu, ma võiksin kohata oma eluarmastust, ma võiksin lampi saada kuskilt 1 000 000 euri. Ma võiksin tulla, ma ei tea, maailma parima äriidee peale lihtsalt. Ma võiksin kirjutada sellise hiti, et vähega pole. Ma ei teadnud, kuidas seda muud moodi iseloomustada. Mul tuleb nüüd see nädal, tuleb välja laul Safe Place. Ja siis ma rääkisin sellest story'st oma sõbrannale, sellest, kuidas ma kirjutasin selle ühe inimese jaoks, kes oli minu jaoks nagu nii tähtis. Ja kuidagi nagu see tunne, vaata, kui sa kogu aeg täiega nagu proovid anda ja nagu nii väga püüad mingi suhte nimel, aga teine inimene ei püüa nii väga või kuidagi. Ja siis ma lasin seda oma sõbrannale ja mu sõbrannale lihtsalt mingi kuulas seda lihtsalt mingi. Ja siis ta ütles, et kui keegi minust sellise laulu kirjutaks, siis ma annaks jään otsad ära. Ja siis ma olen mingi, okei, see on parim kommentaar. Aga jah, tagasi selle harjutuse juurde, see paneb lihtsalt aru saama, kui palju asju on võimalik, et juhtub. Sest kõik need asjad on täiega võimalikud. Me lihtsalt oleme selles oma kastis kinni, aga kõik võib minna nagu ja see on cool. Ja see on äge. Sest reaalsuses ka kõige crazymad asjad, mis sa sinna listi paned, need on lihtsalt asjad. Mulle meeldib, sa ütles, et universumi silmis ei ole nagu vahet, kas sa küsid pliiatsit või elevanti. In a sense. Kui sa zoomid hästi välja ja võtad kõigelt selle mingi hinnasildi küljest ära, mida sina ise sinna juurde pannud oled, mis tegelikult ei ole mitte mingi hinnasildi nagu nii-öelda sellise kosmilise hinnasildiga on ju. Ja mõtlevad, et asjad on hullud tähtsad, teised asjad on vähem tähtsad, aga tegelikult kõik on lihtsalt asjad. Vahet pole, kas sa küsid pliiatsit, elevanti või 1 000 000 eurot. Aga see, mis ülejäänud, mis pärast seda küsimist tuleb, see on väga keeruline teema ja ma ei jõuaks sellest siin arutada. Ja selleks, et seda siin arutada, ma peaksin hästi pika video tegema.
ja nii kaua rääkima, et ma vist jääksin hommikul bussist maha, kui ma sinna bussi peale lähen. Ikka veel ei tea. Tegelikult mul oli plaan juba ammu magama minna ja see väga palju kiiremini ära süüa, aga mul on hea meel, et ma sain rääkida ja ma loodan, et see video oli kaootiline ja pani siis mõtlema ja oli huvitav ja ma loodan, et sul on tohutult tore päev, õhtu või hommik, mis iganes sul praegu ees ootab. Aitäh, et sa mind kuulasid ja minuga siin hängisid. Me näeme juba väga-väga varsti ja kuula mu lugu, mis tuleb välja kolmapäeval. Sa saad ka otsad ära anda. Ja aitäh sulle.